Eesti rahvusmaastikuks kujunenud rabad pakuvad silmailu nii laugaste kui värviküllaste avatud maastikega. Tallinna Ülikooli teadur Martin Küttim, miks on aga meie sood tänapäeval olulised kogu maailmale? Eesti on soode poolest üks maailma rikkamaid riike. Turbasamblad, tarnad ja teised soodele omased taimeliigid ei lagune koheselt peale elutegevuse lõppemist kõrge veeseisu tõttu ära, vaid ladestuvad turbana. Nii on meile aastatuhandete jooksul kujunenud hiiglaslikud süsiniku- ja magevee reservuaarid. Lisaks on sood olulised oma elurikkuse poolest, millest osa on silmale nähtamatu ja seetõttu on sellest endiselt vähe teada. Igal turvast moodustaval turbasamblal ja ka turbas endas on miljoneid pisikesi mikroobe. Ta on bakterid, protistid, vetikad ja teised elusolendid. Nad on omavahel ühendatud keerukate toiduahelate abil. Ehkki nad on enamasti silmale nähtamatud, täidavad nad soodes olulist rolli. Nad osalevad nii turba tekkimises kui ka lagunemises. Paljud pisikesed organismid, näiteks ränivetikad, fotosünteesivad sarnaselt sammaldele ja soontaimedele, sidudes õhust süsinikku. Rabades võib nende seotud süsinik moodustada ligi 10% turbasammalde seotud süsinikust. Teisalt ei lagune turvas hapniku käes ka iseenesest, vaid piltlikult öeldes hammustavad pikki keerukaid süsinikuühendeid väiksemaks just orgaanilist ainet lagundavad mikroobid. Ilma nendeta ei oleks süsinikuringe soodes üldse võimalik. Turbatekkel lagundatakse surnud taimede massist esmalt kergemini lagundatavad ühendid, näiteks tselluloosi ja hemitselluloosi. Samas kui raskemini lagundatavad ühendid, näiteks ligniinid, võivad turba koosseisus kõhu käes seistes pikka aega säilida. Mikroopsete koosluste liigiline koosseis sõltub nii kliimast, vee kättesaadavusest kui taimkattest. Seetõttu mõjutavad nii kliimamuutused kui maakasutus oluliselt seda, kuidas mikroopsed toiduahelad ja ökosüsteemidele eluliselt olulised aineringed toimivad. Just seetõttu vajab nähtamatu elurikkus senisest enam tähelepanu.